Kalimera, tere hommikust. Lugu sellest, kuidas inimene teeb plaane ja jumal naerab selle peale. Ehk siis kõik siin küsivad, et kus me kadunud oleme olnud, et tegelikult pole kuskile kadunud olnud, vahepeal on korralik mess olnud, et kui mu viimane video oli sellest, kui fun ja kui tore ja kui hästi kõik, siis on jah, meil oli suurepärane plaan. Meie plaan oli see, et me teeme 2 nädalaga, vaatame läbi kõik korterid, mis siin turu peal pakkuda on, Larnakas siis, ja valime kiiresti välja ühe korteri, kolime sinna sisse, laotame oma asjad laiali ja hakkame elama tavapärast elu, siis ilmselgelt niimoodi need asjad ei läinud. Ehk siis jalutan siin hotelli ees tänaval ja praegu me oleme üldse hotellis. Mis siis juhtus? Juhtus see, et me vaatasime, ma ei tea, rohkem kui 15 korterit, kindlasti ma arvan 20 korteri lähedale. Meil olid väga selged ootused, me tahtsime, et see näeks välja nagu kodu, oleks nagu sisustatud nagu kodu, mitte nagu tavapärane investeerimise rendikorter. Ja me leidsime 2 korterit. Panime oma panuse siis number 1 peale, mis meile rohkem meeldis. Ja hakkasime seda lepingut siis läbi arutama. Ja loomulikult seal maakler vahel, omanik kuskilt teiselt poolt maakera jälle, nagu tavapäraselt siin on. Ja põhimõtteliselt siis maakler kinnitas oma siis agentuuri lepingu ja ütles, et jah, sellega kõik, et ma saadan selle omanikule edasi, omaniku jurist kinnitab. Aga teate, siin on ütlus üldse, igal pool on ütlus, kui jurist sekkub, siis tavaliselt läheb kõik pekki. Sest juristid hakkavad näitama oma oskust ja tegema seda lepingut siis nagu nende jaoks nagu ägedamaks. Ja see leping lõpuks oli nii ahistav. See oli selles mõttes, et mis detailsuse astmeteni, mis kõik, millised reeglid 5 päeva jooksul peab mingeid asju tegema, omanik võib sisse tulla ilma hoiatamata, kõik. Ehk siis me ei allkirjastanud seda lepingut ja praktiliselt, mis siis juhtus? Number 2 korter oli juba ära läinud. Järgmised valikud ka, ehk siis nüüd me hakkasime seda raundi nullist pihta ja kõige hullem veel oli see, et meil oli reede hommikuni Airbnb ja Airbnb korter siinsamas praktiliselt vanalinna ääres. Me pidime selle korteri ära andma, siis 4 päeva õhtul me mõtlesime olgu, et selleks, et mitte viimase sekundi peale jätta, me peame ju Ford Fiestaga kolima ära 12 kohvrit. Vaatasime siis kõike, mis linna peal saada. Hetkel tundub ja hotelli inimesed ütlesid ka, et nii palju inimesi on puhkustele tulnud, et linna peal on suhteliselt vähe asju saada, nii Airbnb-sid kui ka hotelle, kui ka suhteliselt kesine valik. Valisime siis nendest valikutest, mis seal oli, sellise, mis tundus nagu kõige nagu mõistlikum, turvalisem, viisakam, pildid olid perfektsed. Tegelikult 500 meetrit meie siis sellest eelmisest Airbnb korterist. Kolisin Ford Fiestaga kõik kohvrid sinna ära, 3 raundi, pere järgi. Läksime siis sisse ja ütleme niimoodi, et pildid olid, ma pole ennem niimoodi näinud, et pildid olid nagu amazing work, ilus koht, maja ja tegelik koha peal oli nagu täielik, see mägedel on silmad koobas, et kõik oli nii kehva, mingid värvilaigud seinte peal, rõske, niiske, põrandad, mustad, see oli nagu nii halb, ma mõtlesin, mis asja me peame siin nädal aega elama. Elukaaslane muidugi täiesti šokis, ütles, et ei, me pakime siit kiiresti kokku, et siia me ei jää, õhtune aeg. Ühesõnaga nagu kõik jooksid nii hullusti kokku, et mõtlesime, mis me siis nüüd edasi teeme. Hakkasime valima uut Airbnb-d, leidsime ühe, panime bronni, pool ööd suhtlesime siis selle kontoriga, et raha tagasi saada. Praktiliselt siiamaani pole raha tagasi saanud ja ma ei tea ausalt öeldes, kuidas see saaga edasi läheb. Eile võtsime hotelli, viimase valikuga võtsime hommikul hotelli, kolisin Ford Fiestaga kõik 3 raundiga kõik kohvrid siia hotelli. Nüüd oleme hotellis ja eile käisime korterid vaatamas, täna lähme, proovime kiiresti lokkida esmaspäev kõige hiljem, lokkida siis uue korteri ära ja teha kiiresti lepingu sinna sisse kolida, sest et meie väiksel printsessile hakkab esmaspäeval laste harjutamine. Nii et see saaga on olnud nagu emotsionaalselt päris väljakutsuv. Paralleelselt jäi meile silma ka üks korter, mida oleks võimalik osta, mis oli päriselt väga ilus ja väga tugevalt nagu disaineri tööd tehtud, et seest oli väga kodune ja hubane. Sellest räägin täiesti eraldi, sest see on täiesti eraldi track, kuidas siin pangaga sõbraks saada ja mis on finantseerimisvõimalused ja kõik see. Nii et püsige lainel, proovin hotellis teha ka ühe kiire sissevaate, et kuidas meil siin rannaala hotell seest välja näeb, aga igal juhul meiega kõik hästi. Jätkame protsessiga, vahepeal emotsionaalselt raske, aga muus osas tegelikult kõik on fun. Nii et